lähme? Pildistama, teeme ühed ilusad korralikud pildid. Davai. Nii, on nädalavahetus ja ma mõtlesin, et ma alustan selle Big Weeki vlogi siis nädalavahetusega. Joon kohvi, et sooja saada ja Krista tegi meid ilusaks. Ja lähme nüüd Rocca Gymmi pildistama Martiniga. Teeme mõned ilusad pildid, on ju? Absoluutselt. Kõige ilusamad üldse. Ja mul on väga külm, aga ma arvan, et tuleb fun suht. Ja siis võib-olla õhtul lähme spaasse sooja, sest Kerlil on kogu aeg külm. Kuidas meil läks? Meil läks väga hästi. On kõvasti materjali, mida siis edaspidi sa saad töötada. Kuidas modell oli? Vingus palju või? Ei, modell oli väga hea. Ma ei oska mitte midagi öelda. No vaatame, eks siis varsti näeme, mis siit välja tuli. Küsimus on selles, et kas minu pildid on piisavalt nagu head. Modell oli kindlasti väga hea, kas minu pildid on? Seda ei tea keegi. Ma olen küll 100% kindel, et siit on midagi head. Terve aasta jagu materjali sai tehtud. No vähemalt 3 kuu jagu. Martin ei pea nüüd aasta aega mind pildistama? No pigem tahaksin pildistada. Aga olgu, lähme nüüd koju sööma, Kerli on näljane ja siis tuleme pärast siia tagasi tegelikult veel trenni tegema ka. Ja kardiat. Pildistamistrenni, aga nüüd pärast trenni. Lasen lihastel natuke puhata. Ja jah. Tšau! You could be my cheat code. Put in work, tell the DJ turn up below. Black shades on, you could be my cheat code. Put in work, tell the DJ turn up below. 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 You could be my cheat code. Trenn sai tehtud, kardio sai tehtud, nüüd tahaks minna koju sööma, putru ja siis lähme ilmselt õhtul spaasse, et jah, mõnus. Enam võime vaadata, võime ikka. Ja. Spaas käidud, saunatatud ja nüüd on mõnna alla. Tuleb kindlasti väga hea uni.
mis me lobiseme, teeme tööd ka? Nah, mate. Oh, knock, knock. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Sorted it now, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But sorted it now, don't worry about that. Flexing, yeah, but your soul is empty. Dripping in diamonds, Fenty. Dripping in vibes, got plenty. Got the technique, yeah, like Jet Li. Ow. One little chop like pow. One little hit like wow. Living for the now, live for the sound. Nice with a dollar, but I'm making a pound, yeah. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, no, don't worry about that. Something. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, no, don't worry about that. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? Do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Knocking in the door, knocking in it one time, knocking in the door. Always sure. Knocking in the door, one time, knocking in the door. Knock. Hello, something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what you for? Do what I need to, always sure. Fuck off. That's what you gotta tell them sometimes, you know. Fuck off. See you later, mate. All the best. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. Nah, I've never been sorry. No hello, täna on teisipäev ja nagu teate, siis see nädal on meil Big Week. Et sain pühapäeval juba selle nädala plaani kätte ja me toimetame suht sarnaselt, nagu me oleme alati toimetanud, et nädala alguses süskar maha ja enne võistluspäeva 2 päeva siis loeme süskariga. Eile oli mul siis ka treeneriga trenn, mis Kaal on teinud. Kaal on suht stabiilselt püsinud seal 58, vahepeal viskab 57,8. Ma loodan, et ta tuleb nädala lõpuks võistluspäevaks ikkagi veits alla. Et see nädal on selles mõttes, kui võrrelda nüüd nädal enne FitLapi võistlusi, siis ma tunnen kuidagi, et mul on rohkem energiat. Ma olen positiivsemalt meelestatud, mul on mõnus elevus sees, ma tunnen ennast kindlamana, sest ma näen, et vorm on tegelikult muutunud kuivemaks, kuigi Kaal ei ole väga palju muutunud. Et treener jäi vormiga rahule, poseerimine on järjest kindlam, täna ka just tegelikult ma poseerisin saalis,
sest ma olen märganud, et hommikuti on juba raske bikiine selga panna, kingi jalga panna ja poseerida, keha on kange ja kodus mul ei ole ruumi, et seda kõndimist harjutada, mis ma olen nüüd hakanud rohkem siis ka siin saalis, gymmis kõndimist ja poseerimist tegema. Mis veel? Muidugi sorry, ma näen nii mess välja, et selline juuksud sorakil, meiki väga pole täna teinud, sest et ma lähen täna siis Airi juurde, kes teeb mulle siis kulmud, ripsmed ja käte depilatsiooni ka. Jah, nädalavahetusel käisime siis Martiniga ka spaas, meil oli väga vinge fotosessioon. Külastasin Roka Gymmi, kus tegime trenni mõlemal päeval, nii laupäev kui ka pühapäev. Täna on mul plaanis veel ka massaaži minna. Ja, et siin eelmise nädala algus ma praktiliselt üldse filmid ja siis ma mõtlesingi, et see üks nädal jääb filmimata, et eelmine vlog on siis mul 2 nädalat kokku pandud ja nädalavahetusel siis alustasin selle nädala vlogi, et ja kuidagi ajaga jooksen võidu kogu aeg, et kogu aeg on nii palju teha, kuigi mõtlen küll, et ma täna võtan rahulikumalt ja siis avastad, et ikkagi on nii palju teha. Aga kes teeb, see jõuab ja tegelikult aitab nagu võib-olla mõtteid eemal hoida toidust, kui oled pidevalt tegevuses, sest nälg on majas, nälg on peaaegu kogu aeg, külm on peaaegu kogu aeg, et praegu ja on okei olla. Et siuke, kui ma olen liigutanud, natuke trenni teinud, natuke võimelnud, siis on nagu mõnus soe, aga üsna ruttu hakkab jälle nagu siuke külm tunne tuleb sisse, et hommikuti on eriti raske mul üles tõusta, et nii külm on. See nädal siis peab ikkagi pisut võtma aega puhkamiseks, relaximaks. Ma lähen homme ka spaasse, veespaasse Kerliga, ühe sõbrannaga. Ja võtan aega rohkem võib-olla teha mingid hingamisharjutusi, lõõgastamist, võimlemist, kehahooldusi teha, keha koorida, näonaha eest hoolitseda ja nii edasi, et tegemisi jagub. Aga ja ma täiega ootan, reedel lähme Rakverre juba ja laupäeval on võistlused. Kas söön siin enda glamuurset toitu? Ma kohe näitan, mis mul on siin. Nii, siin on siis kanafilee, hakkliha, paprikas ja kurk. Ja ongi kõik, et söön selle ära ja siis juba Airi juurde. Nonii, tulen Airi juurest ja Airi korrastas siis mu kulme, et tegime kulmud korda ja värvisime ja ripsmed ka värvisime ning nüüd on kohe ilus nagu peas, et ja nagu ikka ma torman ja lähen massaaži, et saab päevalt 1,5 tundi natukene lõõgastuda ja siis tuleb veel pikk päev, aga saan hakkama. No lihtsalt kui hästi võib maitseda puljongiga keedetud tavaline puder ja keedu munasoolaga. Ja. Nonii, kell on 9:30 ja uskmatu, et see päev ongi läbi. Ma alustasin kell 8 juba gymmis, olid trennid, siis vahepeal ma käisin ära massaažis ja kulmudes, siis olid jälle trennid, siis andsin ringtrenni teises spordiklubis, siis tulin tagasi gymmi. Ma tegin enda jalapäeva ära, tegin enda kardio ära 0,5 tundi trepil ja ma olen mega väsinud. Mul on kõht mega tühi, aga ma pean käima nüüd poes homseks mõned asjad vaja osta. Siis ma saan koju minna, teen natuke food prepi ja söön oma viimast toidukorra ära. Ning ja siis saangi magama minna vist. Aga mis ma tahtsin öelda, et jah, ma tean mega pime, ma ei tea, kas sa näete mind hästi, aga mis ma tahtsin öelda on see, et lõppkokkuvõttes on mega hea tunne, kui sa lõpetad päeva ja sa tead, et sul on kõik asjad, mis vaja teha, tehtud.
ja jah, raske oli, aga sain hakkama. Väsinud olen, aga pole hullu. Ma olen dieedil ka, et see ongi loomulik. Vot, aga mu käsi väsib ära ja lähen nüüd siis poodi ja koju. Siis homme on jälle kella 8 gymmis. Aga alates homsest läheb juba kergemaks ja saan keskenduda võistlusteks ettevalmistamisele. Et all good. Tšau! Tere hommikust! Täna on meil siis kolmapäev ja äratus oli kell 6, tegin oma hommikurutiini ära ja kaalusin 58,1 täna, et ei ole sinna 57 ette tulnud. Et ei taha seal püsida, et korraks on käinud ja on tagasi üles tulnud 58 peale. Aga ei ole hullu, et vorm on siiski pigem kuivem. Võib-olla videost hästi aru saada ei ole, aga jaa. Jalg on võib-olla natukene vesine, sest et mul tegelikult oli eile ju jalapäev ja ma tegin seda õhtul hilja ja tegin treppi ka ja miks, see võib olla ka põhjuseks tegelikult, et miks nagu kaal pole langenud, sest mulle tundub jah, et jalg on pigem veits vesine, aga see läheb ära, et võistluspäevaks on kõik tipp-topp. Aga täna siis on mul jälle kõrgema valgupäev, madal süskar ja ma mõtlesin, et ma näitan teile siis tänase päeva toidukordi ka, et ma trackisin endale ära siis 5 toidukorda et mul on nii valus siit üks koht, ma loodan, et see läheb üle, aga selline midagi on seal abaluude vahel. Käisin küll massaažis eile, aga täna on nagu endiselt see valu seal olemas, aga loodame, et läheb üle. Ja ega midagi. Õhtul ilmselt, kui midagi muutub, kui enesetundes midagi muutub, siis lähen õhtul spaasse saunatama natukene. Ja okei. Aga ma hakkan kohe enda hommikusööki nautima ja näitan teile ka. Kõigepealt ma joon siis tühja kõhu peale Ferlat ja vahelduseks võtsin seda mulliga. Mul on tegelikult mullita versioon ka olemas kapis, aga see mulliga on nagu vahelduseks täiega hea, ma soovitan. Ja siin valmis minu kohvi Aeropressiga ja sellises nunnus tassis, mille Martin siis kinkis mulle. Täiega nunnu. Aga cheers! Ja siin on minu hommikusöök. Selline prep või selle Big Weeki lemmik hommikusöök lihtsalt nagu mega kohem omlett, kus on 200 grammi munavalget, 2 muna, 25 grammi light juustu ning siis hunnik kurki, mille maitsestasin siis natukene soola, hästi natukene steviat, iComfiti oma ja õunaädikat. Ja siin sees on tegelikult ka 100 grammi paprikat. Ja joon kohvi ja naudin oma pirakat omletti. Teen siin kardiot ja 5 minutit on jäänud ja siis lähen poseerima. Tund aega nagu nipsti läinud.
tegin poseerimist ja nüüd söön. Kardio sai tehtud ka. Et siin on siis 250 grammi kanahakkliha, kanafilee hakkliha, siis on 100 grammi köögiviljasegu, 100 grammi kurki. Ja mis ma unustasin kodus, on oliiviõli siia peale panna ja mul siin ei ole, aga siis ma lisan lihtsalt järgmisele toidukorrale rohkem rasvu, et pole hullu, sest see järgmine toidukord tuleb ka suht varsti. Aga head isu siis mulle. Hea. Kofeiinivaba. Nii, siin on minu selle päeva ainuke süskarirohkem toidukord puder, soolane puder. Et kui muidu mul teistes toidukordades on selline alla 20% süsivesikut, siis siin on 50%. Peal on siis ka kurgisalat, 2 muna, siis siin on võid, sulajuustu ja juurde lähevad veel need mandlid ka, et 20 grammi mandleid. Et selline korralik 600 kilokalorit portsjon, et aga ma nüüd naudin seda täiega, sest mul on kõht mega tühi ja siis ma natuke seedin ja siis ma lähen spaasse. See muna on nii hea. Jam. Nii, spaas on käidud ja see on minu viimane toidukord. Siin on siis kanafilee hakkliha 200 grammi, 200 grammi köögivilju ja korralik pirakas omlett ka, et siuke 1 muna, 200 grammi munavalget ja 30 grammi laitjuustu. Ja söön selle siis viimaseks toidukorraks ja homme saab juba rohkem süsivesikuid, mille üle mul on väga hea meel, sest ma juba tunnen, et mul aju lihtsalt ei tööta. Aga naudin nüüd õhtusööki. Tere hommikust. Ma pidin reaalselt öösel üles tulema ja panin endale dressipüksid ja hommikumantli selga, sellepärast, et mul oli nagu nii külm. Ja siiamaani on ikka veel külm sees, et ma pean vist kiirelt tegema kuuma kohvi ja hommikupudru. Täna ma saan korraliku portsu süskarirohka hommikupudru süüa, et täna siis hakkame süskaritega laadima. Ja uskumatu, juba laupäeval ongi võistlused, et juba homme lähme regamas. Et väga äge. No nii, ja siin on minu hommikupuder, mis näeb nagu mega hea välja. Ja ma nii ootan juba, et see minu kõhtu jõuaks. Mul on kõht mega tühi, aga siin on põhimõtteliselt 95 grammi helbeid. Et selline väga korralik portsjon putru. Ja nüüd ma naudin. Ma siin vahepeal ei jõudnudki filmida, aga ma ikkagi sõin riisi, köögivilju, kana, 2 portsjonit, siis ma sõin popcorni ja nüüd on mul viimane toidukord, milleks on siis riisihelbe puder, kus on natuke munavalget, peal on siis banaani, mett, maapähklivõid natuke ja kakaonipse. Ja homme on veelgi kõrgem kaloraaž ja homme õhtul siis on ka regamine, et excited. Söön selle pudru ära ja siis ma lähen veel raseerima. Kogu keha tuleb ära raseerida. Et tüütu, aga tuleb ära teha. Ja siis tuttu.